Tervist, hea kanali tellija, jälgija, juhuslik sattuja. Täna räägime siis sellisest võrratust Pökkeri noast. Selle noal on ainult selline omamoodi ilus, pikk, lohisev nimi. Pökker Victic VS Wild ellujäämisnuga. Ja mis selle noaga on huvitav, on tema tekkimise ajalugu. Et lühidalt kokku võttes siis ma oma sõnade rääkima loen kohakuti ette. Disain sündis koostöös Saksamaa 2 striimeriga, et osaleda 14-päevasel 7 versus vild ellujäämisformaadis. Ja varustus pidi mahtuma 1-liitrisesse pudelisse, sealhulgas nuga. Ja alustame ka kohe sellest, et tellida saab seda Eestis praegu selliselt leheküljelt nagu riptelk.ee. Aga kui nüüd minna noa juurde, siis mis mulle selle noa juures meeldib? Ausalt öeldes kõik meeldib, mitte ühtegi ebameeldivat nüanssi ei ole. Väike 8,5 sentimeetrit tera, Eestis hästi libinud matkapükstele mahuta siia spetsiaalsesse noa taskusse. Kui on mingi matkapüksik, kus ei ole spetsiaalset noataskut, aga on kargotaskud, siis tugev klamber võimaldab teda siis nii-öelda kargotasku külge kinnitada. Ära pole ta mul kordagi kadunud, ära pole tulnud lahti. Isegi autosse istudes või kus iganes istudes, väga mõnus. Ja tänu sellele lahendusele on teda äärmiselt mugav igapäevasel kanda ka tavalises püksitaskus niimoodi, et ta on siis klambriga niimoodi taskuserva külge kinnitatud. Et kätte saamine isegi, ütleks niimoodi, et on päris mugav, aga tagasi panemine peab vaatama, kui siin taskus kanda, et omale kogemata nii-öelda reide ei torka. Aga ma ei hakka teda praegu tagasi panema, sellepärast, et nüüd teeme temast veidikene lähemalt juttu. Et kohe on meil detsember. Mina sain tema augustikuus ja ma olen nüüd tänase seisuga võib öelda praktiliselt teda iga päev kasutanud. Nii, täna ma zoomin veidikene nii-öelda kaamera sisse. Ja nagu ma mainisin, mul pole tema kohta mitte midagi negatiivset öelda. Et võiks öelda, et sellistest väiksemas formaadis nugadest, mis minul on olnud, on ta kandmise ja kasutamise seisukohalt üks mugavamaid ja mõnusamaid asju. Nii-öelda lihvitud on ta siis Scandics. See tähendab seda, et temaga on äärmiselt nauditav teha igasugust nokitsemist puu kallal. Et kui me võtame kas või siin lõkke ettevalmistamise, et siis see, kuidas temaga pirdel lokitada, jah, ma peaks ütlema niimoodi, et midagi meeldivamat on võimalik siia kõrvale leida, aga tõenäoliselt arvestades käepideme ergonoomikat, mis minule isiklikult sobib ülimuslikult hästi. Käepidemi kartast siis ja käepidemega veel üks huvitav siukene üllatusmoment, mida ma vasti demonstreerin teile. Et ergonoomika on super hea ja see, kuidas tera lõikab, on ka ülimalt nagu siukene super. Et on ta siis vaja lõket ette valmistada või ma ei tea, tahan ma näiteks siis mingit laadi telgivaie teha. Lõikab tema, ütleme niimoodi, et
Scandi kohta nagu üllatavalt agressiivsed, kus Scandi pigem siis see, millega sa nii-öelda nagu fileerid puitu, tõmbad sealt nii-öelda kihte maha, siis see suudab üllatavalt hästi ka diagonaalselt läbistada puidu nagu kiudusid ja see on küll äärmiselt, ütleme nii, et on kohe äärmiselt meeldiv töövahend. Et mis siis tema eesmärk võiks olla, teda kirjeldatakse kui bushcrafti nuga, ellujäämisnuga ja seda tema on, ütleme, igatipidi, et kui on vaja vaiasid teha, lõkse teha, lõket ette valmistada, see on täpselt see nuga, ülihästi on tera liikumine kontrollitav. Mis mind üllatus on ka see, et reeglina nii-öelda noaterad, mis on lihvitud Scandiks, ei ole just kõige paremad nii-öelda kokkamisnoad ja ütleme, et ikkagi nuga, millega söögikallal õiendada, toimetada, tahaks, et oleks pikem. Jah, tõesti tahaks. Aga ütleme nii palju, kui ma nüüd selle noaga olen näiteks lõikunud erinevaid lihasid, siis ülihästi saab hakkama. Ja kui ma nüüd võtan selle aja, mis ta minu käes on olnud, kui meil on praegu novembri lõpp, ma sain ta kuskil augusti umbes keskpaiku, et siis söökene august, september, oktoober, november, tugevad sööksed üle 3 kuu on ta tegelikult nagu natukene minu käes olnud ja ma ei ole kordagi pidanud teda teritama. Kordagi. Ja ta tõesti on iga päev saanud suuremal või väiksemal määral minu käes kasutamist. Ma pakun välja, et äkki hoonimislaua peal ma olen teda vast korra käinud niimoodi üle. Et rohkem mitte, 1 korra vist ainult. Ja miks ta tera nii hästi hoiab? Üks asi on see, et ta on magnakatist. Magnakat on teadupoolest siis teras, mis sai spetsiaalselt kunagi välja töötati just nimelt nugade tegemise jaoks, noateras. Teine asi on see, et tema karastus HRC on 63, mis on väga kõrge, mis muidugi automaatselt tähendab seda, et selle noa omanikul tasuks omale parem vaadata paar teemantplaati, mille peal seda nuga nii-öelda teravaks ajada. Või siis teine asi on see, et kui teemantplaati ei raatsi kallis korralikke osta, ütleme, et ilmselt need plaadid lähevad maksma mitte vähem kui see nuga ise, võib-olla isegi rohkem, aga odavam viis on siis kuskilt tööriistapoest osta mõned liivapaberid, mis on mõeldud terase nii-öelda lihvimiseks, panna see liivapaber siis nii-öelda puuklotsi peale ja siis seal seda nuga nii-öelda teritada liivapaberi peal. Nii, aga käepidamist oli juttu. Temal on üks huvitav asi. Et kuna ta pidi mahtuma see nuga 1 liitrisesse veepudelisse mingi ellujäämis väljakutse läbiviimise jaoks, mille jaoks ta disainiti, siis tema disainerid mõtlesid päris hästi läbi selle kompaktsuse teema. Ja selle noa käepideme sisse saab siis oma korda asju panna. Vot. Nii. Tulen uuesti kaamerale lähemale. Selline on siis tema käepide. Nii et siia sisse siis vabalt annab peita näiteks ära mingid tuletegemisvahendid ilmselt annaks mingi kogus tamiili, õngekonksud panna või miks mitte ka vajadusel näiteks voltida siia mõni rahatäht ja panna siia käepideme sisse. Nii et ka selline võimalus on. Nii, paneme ta nüüd siin sellised, kuidas nüüd võib nimetada,
Tiht on vist vale sõna. Põhimõtteliselt saab seda jah mingi mündiga lahti keerata. Mina kasutasin praegu hetkel tuleraua siis seda kraapimismetalli. Et see sobib samamoodi ideaalselt selle asja kinni ja lahti keeramiseks. Reeglina ma olen harjunud sellega, et kõik võimalikud need mikartast käepidemed on sellised üsna siledaks ja libedaks lihvitud. Siis siin on jälle niimoodi, et sa võtad kätte ja sa tunned, tekib nagu tunne, nagu ta oleks riidest ja sellisest üsna, kuidas öelda, hõredast riidest. Et siin on selline mõnus krobelisus kohe olemas, et ilmselt mul mikrofon püüab selle kraapimise kinni. Et täitsa on selline konkreetne mõnus muster ja väga kenasti püsib see käepide ka peos. Et olen ju teda kasutanud ka siin tõesti päris palju just nimelt välitingimustes, kus ütleme, on käepide kinnas käsi märjaks saanud ja asi istub kenasti peos ja ei taha ta kuhugi nii väga midagi ära libiseda. Et mina ei näe, et ta mul nagu primaarne nuga kunagi võiks olla, aga ta on nuga, mille ma kindlasti hoian nii enda läheduses. Et kui ma nüüd olen laagripaigas, kus iganes looduses olles tahan midagi nokitseda teha, siis ta on ideaalne nagu selline riistapuu, et kui siin kõrval nagu oleks selline veidikene pikem pussnuga, miskit seal 120, 130, kuni 150 sentimeetrit või millimeetrit, terapikkusega, siis on selline päris hea kombo. Mis on veel üks tema leivanumber? Pean kohe näitama uuesti, kes pani tähele või mitte, aga tema selg, näete, on siit alates nagu, kuidas öelda, uuesti vähe teistkordselt nagu üle lihvitud ja on tekitatud siis siia eriti selline terav serv. Ja tänu sellele ta ei tee mitte midagi muud, kui suurepärast sädet tõmbab tulepulga pealt. Valesse kohta lendas. Et eks ta üks tulepulkade, süütepulkade kulutaja olema saab. Et ta võtab ta kohe väga magusalt. Kui nüüd päris aus olla, siis ma ei oskagi selle noa kohta rohkem väga midagi pikemalt rääkida, sellepärast, et ta on tõesti niivõrd hea. Et kes see sihtgrupp võiks olla? Kaalu poolest, kuna ta on selline kompaktne, väike, kerge, ilmselt ta võiks olla selline matkateel kulgeja nuga, see, kes off-roadi matkab, ütleme, et seal ta võiks olla pigem nii-öelda teine nuga, et kaasas võiks ta igal juhul olla. Ruumi ta ei võta, ei kaalu palju. Et kindlasti ütleme igasugune nokitsemine, kuna see on tema leivanumber, siis need, kes on sellised bushcrafti huvilised, see on täpselt see teie nuga. Ja kui nüüd korraks matkarahva juurde tagasi tulla, siis need, kes on sellised pikamaa matkajad, kellel, nagu mina kunagi noor oli, käisin tundramatkadel ja minu matkad kestsid kuskil seal 10 päeva seljakott seljas, ilma võimalust seda varusid täiendada, siis see on täpselt see nuga, et sa ei pea teritusvahendeid kaasa võtma. Ta lihtsalt hoiab oma tera. Sa võidki teda üsna palju intensiivselt kasutada. Sa võid temaga minna üsna tugevate materjalide kallale nagu kask, saar, tamm ja see teravus püsib. Et selles suhtes nagu, ütleme nii, et äärmiselt hea nuga. Et milleks ta ilmselgelt liiga hea ei saa olla, ongi siis näiteks puupakkude nii-öelda poolitamiseks. Et asi pole mitte niivõrd tema geomeetrias, kuivõrd pigem selles, et see
tera ise on lühikene, et siin on mul üks kasepuu alg, noh, siin jääb siukene pool sentimeetrit üle. Noh, ei ole palju, et kui mul on nii-öelda mingis ettevalmistatud lõkkekohas puud olemas, siis ma pean seal vaatama nagu, et noh, ütleme, et on vaja pirde teha, et ega siis liiga nagu siukse suure alu kallale ei maksa minna. Pigem jah, väiksema, aga sellega ta siin sai küll suurepäraselt hakkama, nii et ei olnud üldse tema jaoks probleem. Tungis päris kenasti läbi. Et ma ütlen ausalt, üks igati kiiduväärt instrument on siis valmis saadud. Ja noh, kandmise seekord veel, et seda klambrit siis saab vahetada, kummale poole tahad panna. Ilmselt saab vahetada ka, et klamber teistpidi panna, kui tahaks nii-öelda mingil põhjusel nuga, ma ei tea, mis iganes veidras asendis kanda. Ja siin tupes sees, noh, peab vaeva nägema, et ta välja lendab välja, aga noh, üsna tuuvalt ikkagi istub siin sees. Niisama kergelt ta lahti ei lenda siit. Et selles mõttes ikka üks kiiduväärt ja tubli nuga, nii et ma olen jätkuvalt temas vaimustuses ja kandmismugavus, lõikamine on nauditav. Noh, mul on ainult positiivsed mõtted seoses selle noaga. Vot. Aga mis seal ikka? Pikk jutt on nagu ta on. Siuke ta siis meil on see nuga veel. Ja julgen soovitada küll sellise noa omandamist. Aga kui enne mina ei kuule, siis kindlasti järgmine kord. Ja need, kes veel pole seda kanalit tellinud, siis palun nii-öelda subscribe'ige. Kõike head!